21 vastu esimene poolega oli väga keeruline, et me ei saanud päris hakkama nende ülesannetega, mis me püstitasime, et olime päris tugeva surve all, et saime mõned ohtlikud kontrad, aga ise palliga ka ei suutnud väga pikalt mängida, et esimene poolega olime hädas, aga vaheajal rääkisime paar asja üle ja teine poolega oli juba palju parem, et siis seal kuskil poolaja keskel vastane sai punase ka, et see aitas meil selle surve nagu viia vastase väljaku poolele, et saime oma momendid ka ja mis jäi puudu, oli ikkagi see viimane puude, millega see pall sisse lüüa, et Levadia kasutas oma võimaluse ära ja meie seekord ei kasutanud, ja sealt Levadia sai ka oma võidu, ja 3 punkti, et meil on vaja nüüd järgmistes mängudes see realiseerimine kindlasti paremaks saada, et kui me tahame võita mänge, siis me peame oma võimalused ära lööma. Et siit ka järgmise vastase kohta ongi nii palju öelda, et Infonet on ju tabeli tipus praegu esiliigas ja see juba ütleb ise päris palju, et eks duublite puhul ikka oleneb see, et keda kui palju ülevalt saadetakse ja kui palju see seda mängu mõjutab, aga kuna mängude vahe on ka ainult 2 päeva, et siis oleme pööranud tähelepanu rohkem just sellele taastumisele, et olla kolmapäeval võimalikult värsked ja minna ja anda lahing, korralik lahing ja võtta 3 punkti.